Vot näete, ma sain ka videot teha, nüüd on põhjust teha, muidu on kogu aeg nii masendavad uudised. Et ei tahagi videot teha, ma muidugi ei näe päris hea välja, tööinimese asi. Sain õhtule, kell on Poolas 6, kodus 7, no näed ise väljas juba peaaegu pime, aga täna oli tore, täna oli Poolas 21 kraadi sooja niimoodi, et jumalast vägev, eks ju. Aga mis ma tahtsin videot teha, mul tuli kohe, ma tegelikult eile video tegin, aga kurat, see oli niivõrd masendav video, et ma seda ikka üles ei pane. Aga mis on äge uudis tuli see, et okei, meil siis valitsusest just nagu peksti siis nagu sotsid minema. Aga vaadake, see on nüüd kahe otsaga asi. Et üks asi muidugi, et Reformierakond tahab ka nagu valimised sügisel tulemas ja kuna reiting nii madal on, siis tahavad ennast näidata nagu heaks ja keegi peab süüdi olema, on ju niimoodi. Et sotsid süüdi, sotsid pahe, nüüd tuleb välja, et midagi nipet-näpet maksukest ka tagasi tõmmata, aga see on kõik selleks, et lihtsalt keegi peab süüdi olema. Aga kohe jõuame siia veel. Aga teistpidi on ju ka see, et sotsid tegid tegelikult spinni selles mõttes, et nimelt torkisid, nimelt tegid, et neid valitsusest minema lüüa. Siis saavad nemad ilusti opositsioonis hakata ütlema, et hei, me siukste sitapäedega seal ei tee koostööd, need on täitsa lollakad, nendega ei saagi teha. Nendel ju sama teema, et mitte selle sita sees olla, et valimistel siis sügisel siis oleks, me olime õiged, me tulime ära, me lõime käega ja värki. On ju, et selles mõttes see on ikka niivõrd äge, kus üksteisele üritavad nad ära panna ja tegelikult on niimoodi, et nagu see eesti keeles ütlus on, pada sõimab katet, sest need sotsid ongi poole toobised, täppi pealt sama poole toobised, nii kui on see Reformierakond. Sest Eesti 200-st me ei räägi, see on nagu kuradi sülekoer, seal vahet ei ole. Järgmiseks Riigikogu valimiseks kõik need Eesti 200 liikmed, need istuvad Reformierakonnas, nii kui miskad. Aga noh, ega see ei päästa, ei saa siis ka enam mitte midagi, sealt tuleb hunnik ülejooksikuid. Aga mis asja juures hea point veel on? Hea point on ju see, et mis ma vaatasin Postimehes oli, et Püha Michal ütles, et kuidas ta ütles, et Isamaa on valitsuse või koalitsiooni läbirääkimiste laua taha oodatud, vist oli niimoodi. Aga see on ju ka jälle jumalast äge värk, mida Reinsalu on teinud niimoodi, kui meie Isamaa valitsusse saame, siis esimene asi, mis me teeme, me tühistame automaksu. Reinsalu. Palju õnne niimoodi, et nüüd kui on see, võta nii, see nii käe-jala juures, et saaks võimule ja puha ja ilus tore, aga no nii, nüüd Isamaa mõelge ka. Mina teie valija ei ole, sest mulle ei meeldi see, kuidas te olete ka siuksed müüdajad. Et kogu aeg trambite rusikatega vastu rindu, aga siis, kui millegi tegemiseks läheb, siis hakkab mingisugune blä peale. Aga et noh, ma muidugi ei usu, et Isamaa praegu sinna valitsusse läheb, see oleks endale põhimõtteliselt kuulipäärask. Ja ka sellest midagi head ei tule, kaotaksid oma reitingus kõvasti. Aga ma just nagu selles võtmes mõtlen, et kui nad saavad, ega Reformierakond ju ometi ei ütle, küll, jah, okei, tühistame selle automaksu ära, kui nad peaksid saama. Ja kui Reinsalu juba saab sinna valitsusse, seda tühistada ei saa, siis pärast ta räägib, kuidas, et ei, no me seda praegu lükkasime edasi, me vaatame, kuidas see toimib ja et lasta siis jääda. Me lihtsalt 2027 enam ei tõsta seda registreerimistasu ja 2030, et selle muudame ära ja teeme siin mingid soodustused ja hakkab siuke ila tulema. Aga seda, mis ta tampis vastu rindu, ära tühistame, vot seda ei tule. Nii et selles mõttes saab nüüd huvitav aeg olema. Aga noh, ütleme, selles mõttes on hea praegu. Kui sotsid on ka nüüd opositsioonis, siis täna, mis nad tahtsid seal teha seda
Nordica mingid uurimise komisjoni värki, siis see läks läbi nagu, et tulebki komisjon just nagu moodustada, ma aru sain, et mis seal tehti siukene komisjoni moodustuse ettepanek või bla, mida on, et sotsid juba hääletasid nagu poolt, eks ju. Et seal oli küsimus nii lollakalt pandud, et kas maha hääletada, eks ju, kas maha hääletada. Kui sa oled poolt, siis hääletad selle eelnõu maha, aga kui oled nagu vastu, siis nagu tegelikult läks läbi, niimoodi kuidagi tuli. Aga juba oli, see tähendab seda, et nüüd hakkab Riigikogu ehk ka normaalselt tööle, sest pole siukest hääle enamust. Ja kui tahetakse võtta sinna just nagu Isamaad võtta, siis hakkab jälle see teerulli poliitika peale. Siis hakkab jälle, siis ei saa seal mingit normaalset diskussiooni ei tule. Ja Isamaa laiutab siis käsi, nemad ei tea mitte midagi. Nemad ei tea mitte midagi. Nemad olid puu otsas, kui pauk käis on ja. Nii et noh, ma ütlen, et see on ikka täitsa üle mõistuse. Mul ütleme niimoodi, et nagu Poolas oli täna 21 kraadi sooja ja mul tuli kohe päikest südamesse, mõtlesin lõpuks ometi, aga ei ole. Praegu ei tohi keegi sinna valitsusse rohkem minna, et las nad siis seal kahekesi just nagu olla Eesti 200 ja Rehvid siis valitsegu tead. Ütleme reaalne rahva toetus siis nagu reitingute järgi on vist 15 ja 17% on ju, noh, palju õnne. 2 aastat veel päris valimisteni minna, nii et jõuate seal ennast täis teha veel täiega. Aga noh, Ligi võttis ka seal midagi sõna juba muidu, et ikka ei tule vaadata, mäletate, kui oli see eelarve tegemine ja värk ja siis oli veel Võrklaev muidugi, aga kuidas mitte midagi ei saa, kõik neid asju tuleb tõsta ja värki, nüüd juba hakkab niimoodi lahti et kivi langes südamelt ja bla, vaata, Ligikene küll ja et kurat, sa oled ka ikka niuke kahepalgine sitapea, et oled kohe. Et ma ei oska siin muud mitte midagi öelda, et pole ammu videot teinud, aga sellepärast ei olegi teinud, et ümberringi maailmas on inimesed hulluks läinud. Ma ei tea, mitte hulluks, aga inimesed on nagu peata kanad jooksevad ringi, mina samasugune, sest uudised tuleb ühest aknast ja teisest aknast ja muudkui tuleb ja üks räägib teisele rohkem vastu kui esimene ja see on nii pekkis, et eriti see, mis on nagu Ameerika võtmes, et Ameerika on ilusasti ära näidanud. Neid ei saa usaldada. Meile kogu aeg räägid NATO ja värgid ja särgid, aga mis NATO ja värk on see, mis nad praegu teevad, see on ikka üle mõistuse, see on üle mõistuse, et okei, mõned asjad seal on tõesti okei, mis nad teevad seal ja need igasugused kahtlased rahafondid ja värgid, mida liigutatakse seal natuke imelikesse kohtadesse, aga muidu no, ma ei tea, selles mõttes siin inimesed võivad öelda, mis tahavad. Ma ütlen, et see, mis praegu Trump siin ütleme, pool sellest, mis ta teeb, see on minu arust täiesti vale. See on, ütleme, Ameerikale siuke mark maha pandud, et ei ole enam usaldusväärne partner, mitte kellelegi ei ole. Et selles mõttes on see asi jama, aga okei, las see olla. Sest nii kui ma siukest juttu räägid on ju, siis oled kohe igatepidi. Küll saad ühelt poolt, ja okei, ma võin siin öelda ära, minule Zelenski meeldib, no nii, ja nüüd tuleb kohe teise pool põrake, et sa oled sõjaõhutaja ja värk, eks ju. Nii et no vahet ei ole, et tänapäeval ei saa ju mitte midagi niimoodi öelda, et ütled lihtsalt oma arvamuse välja, ega kohe saad nuiaga põmm, ja kõigil on õigust ülegi näidata. Sa oled see, too, 3., 4., kellelgi mingit fakte ei ole, kõik lihtsalt räägivad nagu minagi. Aga võt, sedasi, nii et elu on lill, nagu ütleme, et minule meeldib siuke asi, et vähemalt midagigi ja vaat, mis siin on veel. Ütleme, noh, kõige õigem oleks muidugi see, kui praegu Eestis peaks olema ikkagi niimoodi, et okei, visati sealt minema, need on siukses seis, millega on, reitingud on ka siuksed, ma ei tea, kus see seaduslikult see asi on, aga tegelikult peaks tegema erakorralised valimised, see oleks nagu kõige ausam praegu antud hetkel. Ütleme, rahva suhtes oleks see kõige ausam variant. Küsimus, kui paljud, ütleme, need kõik erakonnad tahavad seda, see on teine teema. Aga põhimõtteliselt ma ei tea, kas president saab või kuidas see on. Ma arvan, et ikka kuidagi saab, et tuleks välja kuulutada erakorralised valimised.
ja nii lihtne see ongi. Ei ole vaja siin pikalt ette valmistada midagi, kuu aega ja asi mutta, kuu aja pärast erakorralised valimised ja kõik ja niimoodi lähebki edasi ja siis on näha uus valitsus paika ja äkki saab midagi paremaks teha. Sest kui seda rehvi juttu kuuled, ega see on täiega pekkis. Midagi on, kui midagi enam öelda ei ole, siis on perses, siis on kõik EKRE ikke ja EKRE on süüdi ja värki. Praegu reformid on 4 aastat toimetanud vist jutti päris valitsuses on ja. See, mis nad 2 aastat tagasi tegid, selles on ka EKRE süüdi. Joh, ei tea. Kõik ülejäänud on süüdi, mitte nemad, eks. Nii et noh, ma ei tea. Et no näis, et igatahes ma arvan, et Eestis saab nüüd päris lõbus olema enne suve siin. Et muidugi noh, suvel need siin aktsiisimaksud ootavad meid veel, kütuseaktsiis ja elektriaktsiis ja käibemaksu tõus ja et need on kõik ilusad toredad. Vaadake, siin oli artikelgi, et veebruarikuu elektriarved, et Tallinnaski inimesed ei ole rahul, et kui enne oli 60 euri, siis nüüd on 160 euri ja bla, 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 eks ju. On väga kena, ilus tore, eks ju. Siis ma arvan, et seal Tallinnas on hästi suur osa Reformierakonna valijaid niimoodi, et mingi öelge aitäh neile kõigile. Aga vaadake, nalja saab veel siis, kui tuleb see elektriaktsiis tõuseb ja kütuseaktsiis tõuseb ja vaata siis me hakkame sõna otseses mõttes. Hakkame 4 käpukil käima ja pane viisud jalga jälle ja ongi pekkise. Nii ongi, nutke või naerge. Siis on nendele vapratel ja ilusatel küll hakkab nendele ka king pigistama, see on kindlamast kindlam. See on ikka, praegu on ikka õudne, mis nöörimine käib, et ma ütlen, mul ei mahu see päev, kuidas mingid ministeeriumid tõstavad või panevad seal endale kuradi mingid tulemustasusid, mingid preemiad pannakse on ja noh, tulemustasu. Te olete seal avaliku elu tegelased, maksumaksja raha peal. Okei, tulemustasu, palun näidake seal rea peal ära konkreetne inimene, millise töölõiguga ta hakkama sai, mida ta tegi, mis on see tulemus, mis ta tegi. Mis valdkonnas, mida ta tegi konkreetselt, et see nüüd väärib temal tulemustasu. Praegu hetkel jääb siuke mulje, et see ta istub seal oma perset laiaks kuskil ministeeriumis on ju, käib ajab televisioonis mingit seosetut juttu, eks ju, ja sellest saab siis tulemustasu ja siis on jumala kõva tegija, eks ju. Kurat, mina ei saa tulemustasu oma palga ulatuses. Ma ei saa poole palga jagu ka tulemustasu järsku lihtsalt lambist niimoodi. Transport on siukses seisus meil, Eestis meil ei ole varsti transporti, firmad panevad uksi kinni. Elektrihind või kui elektriaktsiis tõuseb, ma olen suurim kindel, hakkab siin tootev tööstus hakkab ka oma uksi kinni panema. Juba panevad siin nagu see Estonian Cell või mis seal Kundas on, seda tselluloosi teevad. Ka nad ei saa siukse elektrihinnaga teha tööd, eks ju. Mida pekki on ju? Omal meil põlevkivi olemas, põlevkivijaam on olemas. Mida fuck'i see CO2, mida te jahute sellest nahku? Kõik CO2 ära, see kuradi elektripörsitamine peab ära lõppema või okei, see elektripörs võib olla, aga see, mis on riigi oma nagu see kuradi põlevkivijaam, see tööle inimesed saavad sealt osta, kes tõesti tahab ilmselt sinna persetama minna börsile, mingu ja pangu endale see pakett ja kõik, kes tahab otse Eesti oma aasta ostabki sealt, no ei nahku tead. Stabiilne kogu aeg India ei tähenda midagi. Ja kui börsi, see, mis üle jääb, siis võib see Eesti Energia sinna börsile ka müüa tead. Aga eelkõige oma rahvas. See, mis üle jääb, nii kui varem oli, mis oli üle, see müüdi välja. No, nüüd samamoodi tead. Ja kes tahab osta seda Eesti Energia elektrit, tahab osta börsilt, palun väga tead. Aga no praegu on ma karjuks appi. Peatage see maakera, ma tahan siit maa minna, ütleme niimoodi. Aga jah, et võt ei ole. Aga vaata isegi siuksed mõne jaoks sitad uudised, ütleme niimoodi. Aga mõnele teeb nalja, mõnele on hea meel. Aga see on ilmselt see, et see on see kahjurõõm. Oi, kurat, istud seal hea sooja koha peal, nüüd ta on kõh. Aga ei, no hakkame mõtlema. Sotsiaalministeerium ju jagas neid tulemustasusi.
et oota, kes see sotsiaalminister meil on, see on ka ju, ongi sots või? Eks nad sellepärast jagasidki, jäävad oma kohast ilma ja siis oleks mingi juba tulemustasu saadud ja nüüd läheb tagasi, siis saab veel kompensatsiooni, neile makstakse veel seda ka, et näed, pandi jalaga persse, ühesõnaga tavatöölise mõistes pandi sulle kinga, lasti lahti, on ju. Ja siis makstakse sulle veel boonuseks mitme kuu palka peale, on ju. On ju naljakas, eks ju? Huvitav küll, ise keeraks sita kokku, direktor paneb jalaga perse. Siis ta maksab mulle ainult sel, mis mul võib-olla välja teenib palka, aga mitte see, et paneb boonuseks veel kolme kuu palga viskab mulle tagant järge pihti, ütleb, ole hea mees, mine kodus puhka, tead, 3 kuu palk on sul siin, tead. Naljanumber, on ju. See on see, et ta oli minister ja siis tal oli see ootused, põhjendatud ootused olid tal palgale, eks ju. Kurat, võtaks, sa läksid lepingusele tööle, ei teinud oma tööd korralikult, tegid sitta kokku, raisk. Lasti sind lahti. Mis kuradi raha, maksumaksja, minu raha, kurat, võtaks. Mul on tuludeklaratsioon tegemata, siiamaani pole, kurat, veebruari keskel või kuna ma 16. tegin ära, tead, tänase päeva peal raha tulnud, täna vaatasin, või näed, täna on alles otsus tehtud, jah, tuleb otsus on alles täna tehtud, enne näitas küll, et on tagastamisel, on ju. Aga nüüd on ainult, et otsus on alles täna tehtud, 10. Mida pekki tead. Ma olen ka, mul olid siuksed ootused juba, et tuleb, mul juba raha ära paigutud, näed, nüüd ei tule raha, no. Ei tule raha. Oi jumal küll, Kallekene küll, sa võid kirjuda, kurat, kas sa kunagi millegiga rahul ka oled? Vahel ikka olen. Näete, ma olen praegu endaga nii rahul, siis ma saan kirjuda, jumala vägev, eks ju. Aga noh, las ta olla nii, kui see on. Et vaatan, nädalavahetusel hakkan kasvuhoonet üles panema, sai kasvuhoone ostetud. Et siis saab oma tomatit ja värki, et siis on nagu vägev, et eelmine aasta oli tomat avamaa peal, aga siis nüüd mõtlesime naisega, et paneme väikese kasvuhoonekese ka püsti ja nii lihtne see ongi. Ja nüüd see video oli niivõrd lühike, sest kommentaariga olete kitsid, on ju, pöialdega olete kitsid, eks ju. Noh, kus kohas on see minu motivatsioon? Noh, kus on? Ei ole. No võt ei ole ja mõni ütleb, kuradi mees oleks võinud teise särgi selga panna. No mis see teha on? Kurat, on siuksed lollakad särgid, et selga paned on ümber, natuke on seljas ära, siis venib kohe välja. Käised üles, siis venivad kohe välja. Noh, midagi teha ei ole, tead. Homme panen teise särgi, et siin on nii soe, ma olen lühikeste käistega, muidu kodus tulin, panin selle, mõtlesin, siis on natuke parem, et eelmine reis olin tead lühikeste käistega ja ka juba vaatad, päike paistab ilus, tore, tead, käid väljas ratta peale pisimas, jumala pekkis on ju, saingi külma, koju tulin, nina tatine peas, nohu siiamaani veel. Jah, tore, oi mulle meeldib. Aga okei, armsad kolleegid. Ma nüüd kähku proovin selle videokese üles ka panna, et natuke eest pean jupi ära lõikama ja siis panen üles kohe ja panen väikse intro ka ette sinna ja kirja juurde ja amatööri värgikese ka siia üles ja siis ongi tore. Aga teie olge aktiivsemad ikka, kui kommentaarida ei viitsi on ju, siis pöial pange ikka, noh, pange, andke märkugi, et noh, näe, panime, tubli poiss pingutasid, võtsid aega endale. Sest uskuge mind, ega see video tegemine ei ole lihtne, et seda siin sama lobis, et praegu niimoodi toorena kohe plaks üles panna võib ka panna muidugi, aga ma tahaks ikka niimoodi, et oleks enam-vähem natuke sealt eest otsast liigse ära lõikama ja tahaks oma selle vesimärgi peale panna ja kirjakese panna, et amatööri argipäev ja siis numbrid ja volüüminumbri, et siis nad on numbrite järgi järjekorras, nagu kõigil on tore vaadata, saavad vaadata, mis on ja. Aga okei, kevad tuleb, energiat hakkab sisse voolama, nii et loodame, et see, mis sisse kõik voolab, et on positiivne. Nii et tšau-pljau.